tere, tere, jälle ei ole, nädal on jälle möödas ja me ei ole hulka aeg teineteist näinud. Enne kui ma täna alustan, ma ütlen, mis meil täna vaja on, et tunni lõpus teeme ühe väikse katse. Selleks on sul täna viltpliiatsid vaja ja sul on vaja köögipaberit. Köögipaberit, ühte või kahte, nii mitu katset sa saad teha. Ja siis on vaja sihukest kausikest, kus on natukene vett sees. Pool või vähem kui pool. Sellist asja on vaja. Ja siis tunni lõpus me teeme ühe katse. Mina olen juba ette valmistanud selle katse jaoks, aga me saame koos ka teha. Tänase tunni teema on nähtamatu. Nähtamatu. Kas sina tead, mis tähendab nähtamatu? No, Teepi, kas sina tead, mis on nähtamatu? Anna ja Karl Sebastian ja Matud, kõik Matud, Markused, Mattiased. Nii, õige. Nähtamatu on see, mida me nende silmadega ei näe. Just nii. Nende silmadega me näeme ikkagi päris palju. No ütelge, mis asju me näeme? Loodust näeme, üksteist näeme, eks? Multikaid näeme ka. Multikaid näeme. No mis asju me veel näeme? Kõik on, mis meie ümber on, eks? Näeme ja vahel ütleme kas niimoodi, eriti praegu, et oi, ma tahaksin nii väga näha. Õnneks on meil arvutid ja nutitelefonid ja meil on ikkagi võimalus ka üksteist näha, aga praegu, kui me ei saa üksteisel külas käia ja kokku saada, aga ikkagi on meil võimalus näha üksteist, sest nägemine on väga-väga tähtis ja nägemine on meile oluline. Aga ometigi, teate lapsed, ma ütlen teile, kõike me ikka ei näe, mis siin maailmas on. No näiteks, kes oskab mulle praegu öelda, mida sa nende silmadega ei näe, aga siin meie ümber on? Väga huvitavad vastused. Tublid. Mina ütlen ka. Kas sa ütlesid juba, et tuul? Ütlesid? Kas sa ütlesid, et gaasid? Kas sa ütlesid, et elekter? Kas õhus võib olla elektrit? Kas me üldse näeme elektrit? Kas me näeme sellist asja nagu raadiolaineid? Ei näe. Ometi on nad su kõrval siin olemas praegu. Kas sa wifit näed? Ei näe wifit, aga wifit me alati lähme ruumi ja küsime, kas siin wifi on? Ja kui me ei tea, kus wifi on, sest me ei näe oma silmadega, siis me kontrollime ja vaatame, kas wifi on olemas või wifit ei ole olemas. Ja kas me saame seda kasutada või ei saa. Jumal on vaim ja Jumala vaim on nendele silmadele nähtamatu ja nende silmadega me Jumala vaimu ei näe. Kuid ometi võime me nende silmadega Jumalat ikkagi näha. Mis te arvate, kuidas? Huvitav. Väga tublid. Tõesti, kui me läheme õue ja läheme metsa või vaatame lilli või kuulame linnulaulu. Olete kuulanud juba linnulaulu? Selles kõiges võime me näha Jumalat, sest Jumal on selle kõik loonud. Tähendab, Jumal on ilus. Jumalale meeldib muusika, kõik linnulaulud ja kõik, mida me kuuleme. Aga kui me vaatame, kui me näeme näiteks tugevat tuult ja tormi ja suuri laineid, siis me saame aru ka, milline, et Jumal on võimas, tugev. Vaadake, mõni inimene võib sündida niimoodi, et ta on pime, et ta ei näe mitte midagi. Ta sünnibki ja tema silmad on pimedad. Kas see tähendab seda, et ta ei saa mitte midagi aru, mis ümberringi toimub? Saab küll.
ta saab väga hästi aru, aga ta ei kasuta neid silmi, vaid ta kasutab kõike muud, mida veel Jumal on meile andnud. Meie kuulamised, meie haistmise, meie kompimismeele, meie tajud, aga ühe asja on meile veel Jumal andnud. Ja teate, mis need on? Need on südamesilmad. Südamesilmad. Ja piiblis isegi öeldakse, et taeva isa, palun valgusta minu südamesilmi, et kõike, mida ma nende silmadega ei näe, et ma näeksin seda oma südamesilmadega. Ma tunnetaksin, ma kogeksin, ma saaksin aru. Ja Jumal tahab kindlasti näidata ennast meie südamesilmadele. Aga nüüd, vaatame nüüd, kui ma ütlesin, et meie eest võib olla väga mitmed asjad, nagu et nende silmadega nagu ei näe, aga see ei tähenda, et seda ei ole olemas. Ta on lihtsalt nendele silmadele nähtamatu ja vahel me lihtsalt ei oska ka nende silmadega märgata, isegi siis, kui ta on olemas. Ja katse on selline. Näete, ma olen joonistanud siia nagu, mis te arvate, mis see võiks olla? Ma ise arvasin, et see on silm, mis ma joonistasin. Kuidas teile tundub? Midagi on nagu puudu või sa ei näe. Mina ütlen, sa lihtsalt ei näe ripsmeid ja sa ei näe silmamuna. Ei näe. Aga vaata, mis nüüd juhtub. Võtan selle teise paberi siit ära. Kus nad tulid? Kus nad tulid? Ma õpetan teile, kuidas nüüd te saate seda teha. Võta nüüd köögipaberist üks tükk. Võta köögipaberist üks tükk ja murra pooleks. Võta köögipaberist üks tükk ja murra pooleks. Ja teeme ka kõik koos silma, eks ju. Nii, ja nüüd võta üks vildikas. Võta näiteks musta värvi vildikas. Ja tee selle musta värvi vildikaga siia ülesse. Korralik triip ja alla. Korralik triip. Nii, tegid nagu silmakuju. Nüüd ära rohkem tee lahti. Ja näed, siia on ka natukene tulnud. Näed siia poole. Ja nüüd siia joonistad ripsmed. Joonista siia poole ripsmed. Alla ka ripsmeid. Ja nüüd, mis värvi silma me tegime? Enne ma tegin sinise silma. Teeme nüüd pruuni silma. Teeme pruuni silma siia sisse. Nii, värvime ka natukene seda pruuni silma. Ja keskele ma teen musta talle. Keskele musta. Nii, rohkem ei peagi tegema. Nii, et sul on siin esimese peal on siukene silma ääred ja kui sa teed lahti, siis sa tegid ripsmed ja tegid silma sisse. Tegid, jah? Nii, väga hea. Nüüd on sul see valmis. Nüüd oli sul see veevann. Mul on siin see ilmine sees. Nii, hopsti. Võta see veevann enda juurde. Ja nüüd vaatame. Võta see ja pane sisse. Nii äge! Ja te saate igasuguseid asju proovida sellega joonistada. Et me saame aru, et me vahel ei tea, mis ja vahel ei näe kõike. Aga see ei tähenda, et seda ei ole olemas. Nii, et muutku paber pooleks. Ühele poole joonistad midagi. Hopsti. Hopsti. Ja sisse kirjutad näiteks midagi. Kinni. Nüüd võivad teised ära arvata. Nii. Paneme siia sisse. Hops. Hola! Jumal armastab meid, Jumal armastab sind, Jumal armastab mind ja Jumal tahab, et me näeksime väga palju ja näeksime ka teda enda ümber. Ole
ole tubli, head aega